Harry Potter ja tarkade kivi. Pärast aastatepikkust kasuvanemate juures elamist saab Harry Potter teada, et ta on võlurite järeltulija. Veelgi enam. Ta on ainsana eluga pääsenud kurja võluri Voldemorti rünnakust, mille mälestuseks kannab poiss otsa ees välgukujulist armi. Nüüd on aeg küps, et tutvuda võlurite fantastilise, ent mitte alati kõige turvalisema ja ohutuma maailmaga. Niisiis asub Harry õppima legendaarsesse nõiduse ja võlukunsti kooli Sigatüüka lossi. Vaata seal. Kus? Selle pika punaste juustega poisi kõrval. Kas prillidega? Kas sa nägid tema nägu? Kas sa nägid tema armi? Sosistamine saatis Harryt sellest hetkest peale, kui ta järgmisel päeval magamistoast väljus. Klassiuste taga järjekorras olevad õpilased tõusid kikivarvule, et teda näha, või keerasid koridoris tagasi ja vahtisid teda möödudes. Harry tahtis, et nad seda ei teeks, sest ta püüdis keskenduda sellele, kuidas oma klassiteed leida. Sigatüüka koolis oli 142 treppi, laiad ja kaarjad, kitsad ja logisevad trepid, mis viisid reedel hoopis kuhugi mujale, need, kus oli poolel teel haihtuv treppiaste, nii et tuli meeles pidada, et seal peab hüppama. Siis olid seal uksed, mis ei läinud lahti, kui sa teda viisakalt ei palunud või neid täpselt õigest kohast ei kõdistanud, ning uksed, mis ei olnudki uksed, vaid uksi teesklev laussein. Väga raske oli ka meeles pidada, kus miski asub, sest kõik näis pidevalt muutuvat. Inimesed portreedel käisid üksteisel külas ning Harry oli kindel, et raudrüd oskavad kõndida. Vaimud ei teinud ka asja paremaks. See oli alati vastik ehmatus, kui mõni neist liugles äkitselt läbi ukse, mida sa parajasti avada püüdsid. Peaaegu peata Nick juhatas uued Gryffindori õpilased alati rõõmuga õiges suunas. Aga kui sa kohtusid tundi hiljaks jäädes Poltergeist Peevesiga, võrdus see 2 lukustatud uksega ja kahtlase trepiga. Ta võis sulle prügikasti pähe visata, vaiba su jalge alt ära tõmmata, sind kriiditükkidega pilduda või sulle nähtamatult selja tagant ligi hiilida, sul ninast kinni haarata ja kriisata. Nospel käes. Majahoidja Argus Filch oli veel hullem kui Peeves, kui niisugune asi üldse võimalik on. Harryl ja Ronil õnnestus kohe esimesel hommikul tema silmis halba valgusse sattuda. Filch leidis nad, kui nad üritasid tungida sisse uksest, mis osutus õnnetuseks just sissekäiguks 3. korruse keelatud koridori. Ta ei uskunud, et poisid eksisid ära, oli kindel, et nad katsusid teadlikult sisse murda ning ähvardas panna nad vangikongi luku taha. Kuni mööduv professor Quirrell nad päästis. Ja siis olid koolis tunnid ise, kui nende toimumise koht oli õnnestunud üles leida. Nagu Harry kiiresti teada sai, seisnes võlukunst palju enamas kui võlukepiga vehkimises ja mõne naljaka sõna lausumises. Nad pidid iga kolmapäeva keskööl teleskoobiga öötaevast vaatama ning eri tähtede nimesid ja planeetide liikumist õppima. 3 korda nädalas käisid nad väikese matsakanõiaga, kelle nimi oli professor Sprout, lossi taga kasvuhoonetes taimeteadust õppimas, mille käigus nad said teada, kuidas kõigi nende veidrate taimed ja seente eest hoolitseda ning kuulsid, milleks neid kasutati. Kindlalt kõige tüütum tund oli võlukunsti ajalugu, ainus aine, mida õpetas vaim. Professor Binns oli olnud tõesti väga vana, kui ta õpetajate toa kamina ees magama jäi ja oma keha maha jättes järgmisel päeval tõusis ja tundi läks. Binns muudkui heietas ühetooniliselt ning õpilased kirjutasid üles nimesid ja aastaarve ning ajasid segi õela Emeriku ja Ullikese Urikku. Professor Filtwick, nõiasõnade õpetaja, oli tilluke võlur, kes pidi üle laua nägemiseks raamatuvirna peal seisma. Esimese tunni alguses võttis ta klassipäeviku ning kui ta Harry nimeni jõudis, piuksatas ta erutatult ning kadus silmist. Professor McGonagall oli jälle hoopis teistsugune. Harryl oli olnud täiesti õigus, kui ta mõtles, et seda õpetajat on parem mitte vihastada. Ta oli range ja tark ning noomis nad läbi niipea, kui nad olid tema esimeses tunnis istet võtnud. Muundamine on üks võlukunsti kõige keerulisemaid ja ohtlikumaid vorme, mida te Sigatükas õpite, ütles ta. Igaüks, kes hakkab minu tunnis niisama vusserdama, läheb minema ega tule enam tagasi. Teid on hoiatatud. Siis muutis ta oma lauaseaks ja jälle tagasi lauaks. See avaldas kõigile muljet ja nad tahtsid kärsitult kohe õppimisega alustada, kuid said peagi aru, et ei muuda mööblit loomadeks veel nii peagi. Pärast keeruliste ülestähenduste tegemist anti neile igaühele tikk ning nad hakkasid proovima seda nõelaks muuta.
tunni lõpuks oli ainult Hermione Granger oma tiku juures midagi saavutanud. Professor McGonagall näitas klassile, kuidas see oli läinud üleni hõbedaseks ja sel oli terav ots ning ta saati Hermionele ühe oma harvadest naeratustest. Üks aine, mille tundi kõik olid tõepoolest oodanud, oli kaitse mustade jõudude vastu, aga Quirrelli tunnid osutusid parajaks naljanumbriks. Klassituba haises tugevasti küüslaugu järele, millega Quirrell, nagu jutud käisid, peletas eemale vampiiri, kellega ta oli kohtunud Rumeenias ning kes, nagu ta kartis, võis ühel päeval talle järel tulla. Nagu ta õpilastele ütles, oli Turbani kinkinud talle üks Aafrika prints tänutäheks tülikas zombist vabanemise eest, aga nad ei olnud kindlad, kas nad seda juttu uskusid. Esiteks, kui Seamus Finnigan küsis õhinal, kuidas Quirrell oli zombi eemale tõrjunud, läks Quirrell näost roosaks ning hakkas ilmast rääkima. Teiseks, nad olid märganud, et Turbanist õhkus naljakat, lõhna ning veasli kaksikud väitsid, et ka see on küüslauku täis topitud, nii et Quirrell oli kaitstud, kuhu iganes ta läks. Harry tundis kergendust, veendudes, et ta ei olnudki teistest kaugele maha jäänud. Paljud lapsed olid muguperedest pärit ning neil ei olnud nagu temalgi aimu, et nad on nõied ja võlurid. Õppida oli nii palju, et isegi niisugustel õpilastel nagu Ron ei olnud suurt edumaad. Reede oli Harryle ja Ronile tähtis päev. Neil õnnestus lõpuks suurde saali hommikus sööma minna, ilma et nad oleks kordagi ära eksinud. Mis meil täna on? Küsis Harry Ronilt pudru peale suhkrut puistates. 2 nõiajookide tundi koos Slytherini omadega, ütles Ron. Snape on Slytherini maja juhataja. Räägitakse, et ta soosib alati selle maja õpilasi. Küll näeme, kas see vastab tõele.